Eesti luuret kindlasti huvitab, mis toimub Venemaal. Kuna Eesti signaalluure võimekus on pigem tagasihoidlik, võiks luureinfo tulla pigem inimkanaleid pidi. Et samas on Venemaal tegutsemine muutunud keerulisemaks, kontaktid, mis tahes Venemaa institutsioonidega põlu all. Hiljuti kerkis üles skandaal Tallinna Ülikooli emeriitprofessori Rein Müllersoni ümber, kelle nimi on käinud läbi ka kapo aastaraamatust. Samas välisluureameti jaoks oleks Müllersoni sugune inimene just hea teabeallikas, kas või taustainfo kogumiseks, kus on veel teist eestlasi, kes on istunud viimastel aastatel Medvedevi lähedal. Kui välisluureamet peaks kasutama Müllersoni agendina, kas sellest faktist informeeritakse ka Kaitsepolitseiametit? No ilmselt mitte. Kui vajadus on, siis seda tehakse. Aga ma arvan, et need küsimused on välisluureameti juhile ja ma ei oleks skeptiline meie signaalluure võimekuse osas, et ma arvan, et välisluureamet saab kõigega hakkama, mis neil ülesandeks on tehtud. Ma mõtlengi laiemalt küsimuse püstitust, et kas on konflikt välisluureameti ja Kaitsepolitseiameti ülesande vahel, et välisluureametil võib tekkida soov hoida palgal agenti, kes kapo hinnangul paneb toime kuritegusid. Kas sellisel puhul on oht, et kaks teenistust hakkavad üksteise eest infot varjama või koguni üksteisel vastu töötama? Et Saksamaalt on teada, et akadeemilise artikli põhjal, et majandusspionaaži juhtumites olukorrad, kus ühe riigi eriteenistus varastab teise riigi äriühingu ärisaladusi, teevad kannatada saanud äriühingud pigem koostööd PFV-ga, kes vastutab majandusspionaaži tõkestamise eest, kui politseiga, kes vastutab majandus- ja tööstusspionaaži tõkestamise ja uurimise eest. Seda põhjusel, et erinevalt PFV-st on politsei kohustatud algatama kriminaalmenetluse, see kriminaalmenetluse kohustuslikkuse põhimõte. Äriühingud aga ei taha erinevatel põhjustel avalikus kriminaalmenetluses osaleda. Ameerikas teame 11. septembri rünnakute näitel, et CIA, FBI ning nende juhtivametnike Scheueri ja O'Neilli vahel käis äge konkurents. FBI tahtis panna Bin Ladeni trelli taha, CIA tahtis panna laibakotti. Üks endine FBI vanem ametnik ütles Guantanamo sõjaväekomisjoni uurijale Don Canestranole, et CIA teadis, et kaks kaaperdajat sisenesid 2000. aastal USA-s, aga ei andnud infot FBI-le, sest luurajad soovisid neid kahte isikut agendiks värvata, et saada aken Al-Qaeda siseellu. Nimelt polnud CIA-l väidetavalt enne 11. septembrit ühtegi agenti Al-Qaedas. Kokkuvõtvalt, et kas kriminaalmenetluse ja julgeolekuasutuste teabehanke või siis erioperatsiooni huvid võivad lahkneda ja kuidas neid vastuolusid saab lahendada? No see oli nüüd väga pikk küsimus. Ma julgeks niimoodi öelda, et need igasugused lapsehaigused ikkagi aasta 2001-2023 paiku said ületatud nii politsei, keskkriminaalpolitsei kui kapo vahel ja välisluure kapo vahel, aga samas on ka ju selge, et ka peredes tekivad tülid, hõõrumised, arusaamatused, et see kõik käib elu juurde lahutamatult, aga et nüüd seda, et oleks mingisugust ärapanemist ja asja, see saaks tekkida ikkagi ainult isikute vahel, et nüüd kaks organisatsiooni tänasel päeval hakkaksid mingit rivaliteeti korraldama, ma ei tea, et mina küll eitan, et seda viimase 10 aasta jooksul, kui mina olin kapo juht, oleks olnud. See, et mingites asjades on arusaamatused mööda rääkinud, see on elu lahutamatu osa. Ja, mina tean sellest muidugi suhteliselt vähe, lihtsalt oma sellise taustatõttu, aga lihtsalt ma julgen meenutada küll, et ega meil on olnud neid situatsioone küll, kus siis ütleme, ja ma pean seda, et see on normaalne muidu, kus ütleme meie siis keskkriminaalpolitsei ja kapo näiteks on olnud eri meelt, sest kui seda ei oleks, kuidas sa siis pääsed ligi ühele jõustruktuurile, kui seal on mingisugune sigudik. Et ma julgen väita seda, et see mingisugune väike kontroll teine suhtes ongi vajalik, muud varianti ei ole, sa ei pääse ligi muidu. No siin ma lihtsalt täpsustaksin seda, et jah, et see üks asi on see selline menetluslik pool, aga selge on see, et sa ei saa eeldada, et keskkriminaalpolitsei saaks hakata kuidagi julgeolekuasutusi nagu jälgima või vaatama, eks on. Pigem on jah, et kui tekib olukord, kus mingil põhjusel on tekkinud, võib tekkida selline üks mõttegrupp, kes asub mingisugust kuritegusid toime panema, et kuidas siis seda menetleda. Aga öelda nüüd, et politsei peaks suutma kuidagi need mädad õunad kapost või välust eemaldama, seda ma nagu väga ei usu.
aga samas on ka teine teema siin sees on see, et jälle uskumise küsimus või mitte, et see Dresseni asi, esimene reetur, kes meie majast avati, et see andis sellise väga hea õppetunni ka selles osas, et julgeolekuasutus ise, et olla korrektne, efektiivne, tõhus ja riigile hea partner, ta peab olema väga huvitatud sellest, et sul ei tööta reeturid ja kaabakad, sest kui sul töötavad nii-öelda kurjategijad, hiljem varem see info jõuab vastaseni ja see kasutatakse meie endi vastu ära. Et on igati meie huvides, et mingit jamas ei oleks. Ma ei tea, kui usutav see muidugi tundub, aga see on see loogika, millest me lähtusime.